Meil siin täna toimub Eesti esimene 3D betoonprintimisvõistluse. Meie tiim teeb täna Hackatoni raames siis brainstormi. Nii, ja kuna meil Tallinnas Eestis on probleeme ligipääsetusega, siis meie tahame teha automaatse süsteemi, mille järgi siis sa sisestad trepi andmed on ju, ja selle järgi automaatselt 3D betoonprinter teeb täpselt kaldtee, mis võrdab kõik siis vajadused arvesse. Mõtteks on teha mingi modulaarne istumise ala linnale näiteks, lillepotid, prügikastid ja selle eesmärk on olla hästi paindlik, et nad ei pea ostma nagu tervikuna kogu seda paketti, mis me pakume, et seal on nagu välja vahetatavad osad. Mõni linnaosa näeb, et neil on tarvis just midagi väga kahtlast, midagi sükest, mida toodaks ainult ühe tüki üldse kunagi, siis me võime selle valmis printida ja ta mahub meile sinna moodulite süsteemi. Me otsustasime, et me teeme moodulitest pargipingi, üksiku sarvekujuline moodul. Me saamegi neid teha erinevad kujundid, kas on üksikud, sihukese kujuga teeme eraldi istuvad või kokku suunavad, kus saavad inimesed koos niimoodi vastu olla. Moodustada moodulitest müratõkkesein. Müratõkkeseina saab kasutada raudteeäärsetes, maanteeäärsetes piirkondades, kus on tegemist automüraga, transpordimüraga, aga ta võib olla ka sama hästi selline piirdeaiana töötav või siis lihtsalt piirava funktsiooniga. Kastikesi saab kasutada rohealadeks, ehk siis sinna sisse saab panna taimi. Ja 3D printimine annabki talle just nimelt selle voolujoonelisuse ja voolavuse ja sellise mõnusa orgaanika, mida tavatehases siis seoses vormide piiratusega ja nurgelisusega esile tuua ei võimalda.